Robert unistas juba ammu robotist. Ma tahaksin suurt ja punast robotit, mis piiksub ja millel on palju vilkuvaid tulesid, arvas ta. See võiks minu eest koolitööd teha ja tube koristada. Ühel päeval otsustas Robert endale ise roboti ehitada. Ta kogus kokku kõik vajalikud materjalid ja asus tööle. Robert tegi terve päeva kõvasti tööd ja õhtul võttis väsimus võimust. Ma lõpetan oma roboti homme ära, ütles ta haigutades. Ta puges teki alla ja vajus magusasse unne. Järsku tõusis ta voodis istukile. Talle tundus, et ta kuulis pimeduses veidrat piiksuvat heli. Piip, piip, piip. Robert avas silmad ja nägi, kuidas robot aeglaselt laua peal liikus, silmad vilkumas. Minu robot on ellu ärganud, imestas Robert ja hüppas voodist välja. Ta otsustas robotile mingi käsu anda. Korista mu tuba ära. Robot hakkas kohe Roberti raamatuid ja mänguasju kuhja lükkama. Robert oli rahul. Täpselt seda ma tahtsingi, sosistas ta. Kui robot oli viimase mänguasja ära pannud, kostis veider krigisev heli. Robot lõpetas koristamise ja hakkas asju mööda tuba laiali loopima. Jäta järele, karjatas Robert. Äkki saab ta minu koolitöödega paremini hakkama, mõtles Robert. Liida need arvud kokku, andis ta robotile käsu. Robot haaras kohe pliiatsi ja hakkas Roberti õpikusse vastuseid kirjutama. Ta kirjutas juba viimast vastust, kui Robert kuulis tuttavat krigisevat heli. Robot hakkas selle peale matemaatikaõpikut pisikesteks tükkideks rebima. Kärr, kärr, kärr. Ei tohi, ehmus Robert. Jäta kohe järele, tobe robot, hüüdis ta. Robotit ei peatunud miski ja Roberti tuba oli varsti juba päris sassis. Krigisev hääl oli nii vali, et Robert puges selle eest teki alla peitu. Robot muudkui piiksus ja Robert kuulis, kuidas ta aina lähemale tuli. Piip, piip, piip. Pidi ma selle roboti ehitama, kahetses ta. Ta on ju täiesti arust ära. Piip, piip, piip. Robert avas silmad ja piilus teki alt välja. Siis sai ta aru, et seda lärmi ei teinudki robot, vaid hoopis tema äratuskell. Ohkas Robert. See oli ainult unenägu. Robert vaatas toas ringi ja nägi, et kõik oli täpselt nii, nagu enne magamaminekut. Tema matemaatikaõpik oli terve ja mänguasjad seal, kuhu ta need jättis. Robot oli ikka veel pooleli. Parem on, kui ma ise oma tuba koristan ja koolitöid teen, arvas Robert ja pani roboti ära. Vähemalt esialgu, lisas ta kavala naeratusega.